otsika korra, kas me oleme vastajad. Nii, tere tulemast järjekordsesse Most Ärikooli otse-eetrisse. Koroonaaeg on võtnud uue pöörde, on läbi saamas, näitajad langevad, maskikandmiskohustus on kadunud ja kasutasime võimalust, et istuda kõrvuti ja nautida täitsa teist inimest, mitte ainult arvuti vahendusel, aga ka nii-öelda füüsilise kohaloluna. Et niikaua kui vaatajad veel kogunevad, võib-olla mõne sõnaga räägime natukene oma ajaloost, et mina mäletan Marit umbes aastast, ma arvan, 2007. No põhimõtteliselt 15 aastat tagasi olid sina üks esimestest siis turundusega minul kokkupuutes reklaamagentuuri esindaja. Et ja me oleme turunduses olnud sinuga üle 15 aasta vist. Ma arvan, et umbes 10 aastat me ei ole jälle nagu tihedamalt kokku puutunud, et eks me niimoodi vaikselt oleme teineteise võib-olla tegemistel silma peal hoidnud ja ma olen märganud, millega sa tegeled. Ja see on päris põnev nagu see suund või seda ei ole Eestis väga palju, eks ole, nagu esindatud või ma ei teagi, sul on nagu päris otsest konkurenti, kui aus olla. Et võib-olla sa saad natukene rääkida, et kuidas sa selleni jõudsid või mis sind ajendas, et olles nagu turunduses tulnud, et kas nagu see puudujääk tuli nagu oma tööst või sul tuli lihtsalt hea idee, et täitmata turunišš, et siit hakkame nüüd toimetama? No jaa, ühesõnaga ma ise nagu arvan, et kui ma läksin turundust õppima, siis ma tegelikult olen jäänud turundusele siiamaani väga truuks, sest ma arvan, et see on üks nagu väga põnev valdkond ja pakub ikkagi ääretult palju nagu võimalusi. Ja ilmselt nagu meie tänased kuulajad ka, et on spetsialiseerunud rohkem digilahendustele, et siis ma otsustasin, et ma sellele kõigele nagu lisaks annaks täna natukene nagu siis võib-olla jah, sellist nagu natuke teist vaadet, et mina olen siis viimased 10 aastat ettevõtteid nõustades vaadanud, et ikkagi nagu on teatud muster ja jookseb läbi see, et no väga ikka ei tea, kellele me seda toodet, teenust või siis seda postitust loome. Ja täna ma siis nii naljaga pooleks võin öelda, et kui ma mõtestasin, et mida siis nagu turunduses valida, et siis ma loen inimeste mõtteid. Et lühidalt on see siis see, et ma aitan ettevõtetel mõista nende kliente ja seeläbi mõtestada ärisid. Et digi võib-olla on natukene isegi tark võtta 2 sammu tagasi, et kuidas me üldse oleme sellesse nagu tänasesse jõudnud, et miks on ikkagi oma klientide tundmine veel nagu selline lapsekingades. Et kui me vaatame nüüd näiteks nagu tööstusrevolutsiooni, et mina olen majandusharidusega, et siis kõik ikkagi on selline tõusude langustega ja tuleb ja läheb, et tööstusrevolutsioon ikkagi muutis meie eelkäijate elu ikkagi nagu väga kapitaalselt. Et sellest on jäänud meile siis tänasesse päeva veel näiteks see, et 9–5 tööl käimine, mida me võib-olla niimoodi igapäevaselt ei mõtlegi. Ja kuidas nagu tegelikult ka meie elu muutus palju nagu lihtsamaks ja me saime endale lubada võib-olla nagu sellist varasemat luksust, kas siis nagu kanalisatsiooni näol või autodena, aga tol ajal ikkagi oli, prioriteet oli ellujäämine. Kusjuures Rootsi statistik Hans Rosling on toonud välja Rootsen, eks? Ja 1800 aastal oli ju seal mitte nüüd väga tööstus veel, aga koos selle tööstuse asjaga ja kui inimesed said endale natukene rohkem lubada, et kui tulid juba pesumasinad ja muu selline, mis vabastas traditsiooniliste naiste rollide arvelt naiste aega. Peale seda läks järsku ühiskonnas kõik hästi, sellepärast, et naised hakkasid õppima, tekkis aeg harima ennast, karjääri tegema ja looma lisandväärtust. Ja tänaseks on tegemist, eks ole, väga eduka ühiskonnaga maailma mõistes, et selles mõttes on päris huvitav, et kuidas mõne nagu seadme abil võib väga palju ühiskonnas muutuda. Just, ja mind hakkas nagu huvitama see, et meil inimestena justkui nagu midagi on alati nagu jääb samaks, aga midagi muudab meid nagu üsna radikaalselt.
et noh, kas või nüüd järgmine suur siis nagu selline laine, et digirevolutsioon, et millest me nüüd kõik ise oleme siin puudutatud, et ja mis toob kaasa selle, et me tegelikult ju tahame, et meie elu oleks üha mugavam, lihtsam, mõnusam ja aitaks meil olla ka endal parem ja ilusam, on ju. Aga see tuleb millegi arvelt. Digirevolutsiooniga, noh, ma tean järgmiseks sa kindlasti räägid koroonarevolutsioonist, mis on muutnud meie, noh, eks ole, tööharjumusi natukene, et võib-olla me endiselt töötame 8-5 või 9-6 või kuidas iganes, kuidas keegi, eks. Aga me ei pea enam füüsilises asukohas kohal käima ja ei sõltu nii palju võib-olla sellest, et kus riigis või kus linnas me elame. Et noh, ma saan kiita, et Most on ka väga tore selles mõttes tööandja, et ma käin vist selles majas, ma arvan, umbes 6. korda mitme kuu jooksul, kui niigi palju. Et ma arvestasin siia töövestluse ka. Ja noh, harjumuste muutusest tuleb päris palju nagu, et kõik tööandjad kindlasti nagu seda kodukontorit, noh, varem oli selline boonus, eks ole, et anti nagu, et seda peaaegu võeti peaaegu nagu vaba päevana, eks ole, et täna ta on normaalsus. Ja et kuigi see võib-olla ei ole nagu nõue, siis see võib ühel hetkel osutuda, et mis kvaliteediga töötajaid sa saad omale. Et see on selline mõnus nagu lisa, mis ei maksa mitte midagi tööandjale, aga mille järgi osa inimesi langetavad oma otsuseid, kas nad lähevad sinna üldse nagu või ei lähe. Et 8-5 lihtsalt istumise pärast tänapäeval nagu väga enam keegi ei taha käia. Just. Ja need ongi nüüd, me jõuame nagu nende vajadusteni, et jah, ma tahtsin jõuda ka koroonani, et koroona lihtsalt andis meile kõigile võimaluse olla nagu ühel ajal ühes situatsioonis ja olles nüüd kogenud ka seda digipoolt, et ma arvan, et sa oled ka nõus, et me ei saa ilma inimesteta, et see inimkontakt jääb ikka meie jaoks ikka väga oluliseks. No ilma inimesteta me ei saa isegi siis, kui me lähme üle täielikule robotiseeritusele, sest meil on tarbijaid vaja ja roboti tarbi. Ehk me peame ikka inimeseni jõudma oma otsaga. No võt, ja siis ma nagu mõtestades jõudsingi selleni, et ega me nagu inimeseta ei saa, et kõik ikkagi, mida me loome inimestena. Ja mina teen siin olulist vahet ka selles, et ei ole ka vahet, et kas on nüüd business to business klient või on see lõppklient, tarbija, et me räägime tegelikult alati inimeselt inimesega. Tegelikult on ju sõltumata ametikohast või sellest, millega ettevõte tegeleb, ka juhtkond on inimesed, et kodus nad vaatavad samamoodi sotsiaalmeediat ja aktuaalset kaamerat, eks piltlikult öeldes. No, absoluutselt. Et neid saab täpselt sama koha peal kätte. Ja meil on need vajadused, mis siis on Maslow kunagi väga hästi püramiidiks kujundanud või lihtsalt nagu kokku koondanud, et me näiteks ei mõtle selle peale, et meie sees tiksub nagu selline algoritm. Et see algoritm paneb meid siis noh, näiteks lõunapausil otsima, et kus ma saaksin lõunat süüa või tahaks õhtul sõpradega kokku saada, kuulda, kuidas neil läheb, tahaks kuhugi kuuluda, tahaks raamatut lugeda natukene, võib-olla ennast arendada. Et ühesõnaga need vajadused tiksuvad meie sees ja vot see on nüüd siis ka minu selline turunduslik võti, et kui me ei ole siiamaani väga rääkinud, et mis need vajadused on, siis kui me kõnetame klienti, no näiteks kui ma kõnetan sind, et Erki, et kas sa tahaksid oma, ütleme siis näiteks tänast podcasti natuke huvitavamaks teha, et mul on pakkuda sulle 3 nippi. Või no mis iganes, mul praegu ei tule nagu nii head näidet võib-olla, aga... No sellele ma ei tea, mida sa mu küsimusega nagu või kuhu sa mind suunata tahad, aga sellele küsimusele oleks vastus jaa, et kui on nagu päriselt 3 head nippi või isegi kui nad on keskpärased või halvad, ma kuulaks need halvad ka ära ja võtaks kasutusele, head nipid ma võtaks kasutusele, eks ole. Ja seejuures püüaks veel mulje jätta, et ma olen ise tohutult tark ja need välja mõelnud kõik. Aga noh, et sinu huvi on ka praegu nagu asja sisukamaks muuta, et siis ja tahaksid pakkuda oma lõpetajatele ja digiturundajatele natukene nagu uusi vaatenurki turundusele. Aga rääkides vajadustest, siis näiteks ka võib olla ühele teenusele või tootele täiesti meil erinevad ootused või vajadused. Et näiteks kui me võtame mõne söögikoha, ütleme, et on tegemist ühe sellise restoraniga, mis näeb sümpaatne välja,
asub, ütleme, kuskil kooli lähedal, ütleme ülikooli lähedal ja pakub ka lõunapraade. Ja nüüd on siis 2 sihtrühma, et ühed on siis nagu tudengid, kes käivad päevasel ajal loengute vahepeal ja on täiesti eraldi sihtrühm, on õhtused tulijad. Et mis vajadus võib olla näiteks tudengil, kes lõuna ajal tuleb? Sa küsid minult, et ma nüüd tulistaks puusalt sulle? No ma pakun selles mõttes nagu, võib-olla natuke klišeelikult, aga tõenäoliselt tudeng tahaks saada mõistliku kõhutäie ja seejuures mitte väga palju kulutada selle peale. Ehk kaasaegne tudeng võib-olla vaatab ka tervislikku aspekti, et enam päris ei piisa jahukastmist ja kartulist, mis maksab 2 eurot, on ju. Et natukene võiks olla näpuotsaga sihukest kulinaariat ja kokakunsti ka sinna kõrvale pandud ja see kõik võiks välja näha hea. Aga ma usun, et väga suur argument on hind, et kallilt niimoodi toituda on väga lihtne, eks. Aga ja kui sa küsid nagu või selle küsimuse teine pool oli õhtu. Aga üks oluline nüanss on veel tegelikult lõuna puhul. Kiire täpselt. Et olen kogenud seda, et kus lihtsalt lõunasöögi koht ei ole aru saanud, et nende kõrval on kool ja korraga tuleb nii palju rahvast ja nad ei suuda seda poole tunniga ära majandada, mis tähendab, et tudeng ei jõua kõigel ajal loengusse tagasi. Sisuliselt see tähendab söögikoha jaoks, et tal peaks olema valmis komplektmenüüd ja keegi, kes väga kiirelt liigutab neid toidutõstmise riistasid. Just, ja nüüd õhtune seltskond, kes saabub võib-olla sellises juba veidi võib-olla napsuses meeleolus või igal juhul nendel ajaga ei ole sellist kiiret, eks. Ja neil puudub ka ühtlasi võib-olla nagu kriitiline pilk selles osas, et see kõik peab odav olema. Et seal võiks olla pigem nagu selle mulje peale, eks ole, et sa tuled ju kas sõprade või sa tuled kellegiga, kellega sa tahad ennast hästi tunda, aga võib-olla ka kellegiga, kellele sa tahad näidata, et ma käin siin söömas, et kui muljet natuke avaldada. Ja kui sa seda ei avalda, siis teist korda seda inimest ei näe enam. Et mul ühes uuringus tuli välja, et kus inimene ütles, et ma ei taha tegelikult Saaremaale 1 kord aastas minnes kuulda või saada sellist tervitust, et oi, teate, meil on tund aega, läheb nüüd toitudega ja lauda vist ka ei ole võimalik leida. Ja siis on tehtud ise ettepanekuid, et me oleme 1 kord aastas siin, et kas te saaksite kuskil meile nagu nurga tekitada, šampanjat serveerida, meil ei ole nagu kiiret, me tahame lihtsalt elu nautida. Aga ka selle peale nii ei tulda, kui ei ole seda mõtestatud, eks. Selles mõttes on nagu ma nüüd natukene urgitsen, eks ole, et millega sa üldse tegeled, on ju. Et sa küll ütled, et nagu sinu äri või filosoofia suund ja epitsenter on inimene, eks. Aga sa nagu leiad need õiged inimesed üles siis ja selle nagu valupunkti või probleemi või kirjelda natuke, mida sa teed. Ja, tegelikult ma siis aitan aru saada, et kui sinu toode või teenus või ettevõte nüüd ongi restoran, et kuidas sa saaksid ikkagi erinevatele sihtrühmadele pakkuda ikkagi seda, mis vastab nende vajadusele. Ehk me ei saa ühe mütsiga lüüa, et nii tudeng kui ka siis nüüd see puhkaja näiteks, et nad saaksid ühesugust teenust ja neid justkui nagu ei mõisteta. Tegelikult sa ei tegele ju ainult, eks ole, restoranidega, vaid ma ei tea, kas sõltumata sellest tootmis- või teenindusarusteks ja tulles korra tagasi nagu selle juurde, et restoran restoraniks, aga seda tudengit ja õhtuskülastajad kõnetatakse ju absoluutselt erinevate argumentidega, eks ole, et me korra enne siin ka saadet rääkisime, et see on täpselt sama, nagu kas sa suhtled oma emaga või suhtled oma sõbraga või suhtled oma ülemusega. Või vanaemaga, on ju. Et järsku sa kasutad hoopis teistsugust terminoloogiat ja räägid hoopis teistsuguste nagu sõnadega ja otsid seda nagu ühist puutepunkti, et täpselt sama asi kehtib ju klientidega. Ja sina oled siis see, kes aitab nagu ettevõttel või ettevõtjal mõista, et kes ta klient on, et kas ta peaks nagu vanaema poole pöörduma või pigem nagu sõbra poole, eks piltlikult öeldes. Jaa, et kas tegelikult ei ole mitte naljakas, et me veedame väga palju aega koosolekutel oma kolleegidega, et mõelda, milline on järgmise kuu turundusfookus, millise toote või teenusega turule tulla. Aga me jätame mängust välja või jätame sinna koosolekule nii-öelda kaasamata kliendi,
et kellele me seda kõike loome ja kes maksab siis lõpuks meie palga, et või ei maksa. Jah, kui talle ei meeldi, siis ta ei maksa. Et eriti digitaalses maailmas, kus näpuga hääletamine käib hästi ruttu, et esimese tõrke peale käib su aken nurgast kinni ja tšau paka, eks ole. Et Google'ist leiab kohe järgmise. Ja minu roll on jah, et ma aitan ikkagi tuua nagu selle kliendi ettevõttele lähemale, aitan tekitada seda dialoogi. Et kliendi uuringud on siis nagu üks võimalus seda teha, see on tööriist. Aga meie sisu on jah, et me aitame mõista klienti ja mõtestada seeläbi äri. Aga me nagu natukene, kuidas ma ütlen, me käime natukene nagu kassid ümber palava pudru, aga miks on üldse oluline klienti mõista, et kas see on ainult nüüd see palga maksmine ehk kliendi käest raha kätte saamine või on seal veel mingisugune nipp olemas? Et miks see oluline on? No tegelikult me ju kõik tahame selles tohutus konkurentsis pakkuda nagu väga head teenust või toodet. Aga selleni jõudmiseks tulebki aru saada, et kellele, miks, kuidas ja mida sa teed, et natukene nagu mõtestada, aga enne kõike, et kes on sinu klient ja mida ta tahab, mida ta väärtustab. Et ma arvan, et see on nagu kõige olulisem, et me kogu aeg eeldame, et selle hinnaga see toode võiks talle meeldida. Kas sa natukene nagu aitad ettevõtetel sellist unikaalset müügiargumenti või inglise keeles on ta unique selling point, eks, et nagu sõnastada seda, et ei juhtuks, et keegi kirjutab oma plakati peale, et tere tulemast tagasi. Okei, aga kes sa üldse oled, et ma ei ole ju sinu juures käinudki kordagi, et seal oleks midagi natukene originaalsemat, et ma saaks teada vähemalt, mis selle ettevõtte poole peaks panema pöörduma, eks? Absoluutselt. Ja siin on jälle see, et mis vajadusega sa tuled, et kui sa oled tudeng ja ma ütlen sulle, et meil on kiired ja maitsvad lõunad, siis see kõnetab ilmselt sind, aga mitte siis nagu seda õhtust klienti, eks. Et õhtusele kliendile peab kuidagi teistmoodi lähenema. Teistsuguse sõnumiga. Vaata kui hea, ma sattusin nüüd ise küsija rolli, olles just vastanud sinu küsimustele. Aga kui sa peaksid brändi olemust lahti mõtestama, et mis on brändi olemus või kuidas sa seda teeksid? Brändiga on see, et millegipärast arvatakse, et see on nagu üksnes turundusjuhi roll. Et bränd kui selline on ju palju laiemat ettevõtte ütleme siis mulje, sinu kokkupuude, sinu kogemus, et kui me võtame siin näiteks, ma ei tea, Lamu, et kui mina ütlen Lamu, siis ilmselt nii sul kui kuulajal on omad kogemused. Ja siin ei saa öelda, et üks oleks nüüd vale või õige, et juhul kui see oli väga hea ja sul ei tekkinud küsimusi, et tegelikult Lamu ongi minu jaoks täpselt selline, aga kui nüüd näiteks oli teenindajal paha tuju, siis tekkis nagu küsimus, et mis juhtus, et Lamu justkui nagu peaks head tuju alati tooma või et... No mis juhtub siis, kui selle brändiga ei tekigi emotsiooni, et on alles võib-olla värske bränd, kellel ei ole väga palju kliente, et kas sa aitad kuidagi sõnastada või kuidas seda üldse sõnastada siis, et või kuidas jõuab inimene selleni, et tal mõne brändiga tekiks mingi emotsioon, et Lamu kohta on see emotsioon ilmselt olemas, täna võib-olla väga paljusid ei ole enam Eestis, kes ei oleks Lamuud tarbinud. Aga ühel hetkel, kui nad turule tulid, siis nad tegelikult ju lõid oma kuvandi enne, kui inimesed seda jõudsid esimest korda tarbida. Et kuidas see juhtub, et sa näed Lamuud ja siis sa näed seda poes ja sa juba tead ette, mida sa ostad enne, kui sa üldse oled oma nagu sisuliselt rahakoti välja võtnud. Ja just. Et mina nimetan seda brändi vundamendi siis korrastamiseks, et võib-olla on siin jah nagu kahesugust lähenemist, et üks on see, et ma näen, et konkurent on midagi teinud ja ma hakkan kopeerima, et ma tahaks samasugust kodulehte ja samasugust toodet aga nüüd teine lähenemine on siis see, et nagu pigem nagu Lamu, et sa võtad selle aja, et mõtestada, et kes on su klient, miks sa seda kõike teed, kuidas või miks, kuidas, kellele, mida. Ja ühesõnaga, et kõik need teenus, kontseptsioon, kõik on ära sõnastatud, paika pandud, et siis jääb sellist
ebamäärasust ja segadust nagu tunduvalt vähemaks, et me teame ise, kes me oleme ja me püüame seda kõigi teistega jagada. Aga kui see nüüd on jäänud nagu paika panemata, siis iga kord ma saan nagu selliseid segaseid sõnumeid, ma ei saa täpselt aru, kes nad on ja mida nad pakuvad. Nii et ma arvan, et seda ilmselt oleme ka kogenud. Ja kas mõne brändiga võib olla ka niimoodi, et bränd ise üritab teha hoopis mingisugust muud kuvandit, kui talle kujuneb? Mul on konkreetne näide ka. No räägi. Kuidas ma ütlen, et autosid on palju, eks ole, kõigil on 4 ratast rool ja väga palju ühiseid jooni, eks ole, ja ometi mõnel autol on nagu ühtepidi kuvand ja teisel on teistpidi, et kui keegi ütleb BMW, siis tuleb juba muie näole, eks ole, et teame neid Bemari vendasid, on ju. Ja ometi BMW ise ei reklaami ennast sellena, et suunatuld pole vaja näidata ja et iga foori alt tuleb lahkuda, eks ole, tohutu kiirendusega. Et kas on mingi nipp, kuidas bränd nagu saab ohjad uuesti enda kätte tagasi? No jaa, et üks asi on see, et kui sa näiteks valid sellise huumoritee ja pöörad siis nagu sellise võib-olla kriitika või nagu nõrga koha enda üle naerdes enda kasuks. Aga teine asi on see, et kui sa hakkad rääkima millestki nagu olulisest, et praegu on meil väga aktuaalsed siin rohepöörded ja kui sa nagu räägid sellest, et mida sa siis päriselt nagu maailma paremaks tehes nagu ära teed, et siis ongi, et kas see mind kõnetab, kas see läheb minu väärtushinnangutega kokku. Ometi sama BMW teeb väga häid hübriidautosid, elektriautosid ja tegeleb kineetiliste skulptuuride toetamisega, et uusi liikumismeetodeid ja nad teevad ju meeletult, näevad vaeva, eks ole. Ja samas, et kui öeldakse Volvo, siis esimene nagu mõte tuleb, et see on turvaline, eks. Aga see turvaline ju tuleb ka sellest, et nad ise konkurentsi kaardistades said aru, et sellest veel keegi ei räägi või ei ole seda oma lipulaevaks seadnud. Ja kommunikatsiooniga kehtib lihtne reegel, et kui sa ise ei räägi, siis räägivad teised. Ma isegi ei mäleta, mis aasta see oli, aga see ilmselt oli kuskil 60-ndatel, kui nad panid oma autodesse turvavööd ja sellest ajast alates on see turvalisuse imidž neile, eks ole. Siis nad valmistasid autosid, mis olid väga kõvad, et mis ei läinud nagu väikse kõksu peale kohe katki. Et nad on nagu aasta-aastast, ma ei tea, kuidas tänapäevane Volvo on, ilmselt on seal ka väga palju panustatud jätkuvalt selle turvalisuse müüdi, et sellega on ju väga hea müüa, eks ole, sellisele keskklassile või mainstreamile, et kelle suur motivaator on turvalisus, et sul on lapsed tagaistmed, et mind ei huvita, kui kiire see auto on või kui vähe ta kütust võtab. Aga et kui midagi juhtub, ma tahan teada, et seal tagaistmed on ka kõik hästi, et mina olen ka jätkuvalt töökorras, eks, et ma pean ju neid üleval, eks ole, pidama ja nende eest hoolitsema. Aga kui ma lihtsalt nagu küsin, et nimeta mulle üks auto täna, mis ei ole turvaline. Ma ei oska, kohe nii küsimusele vastuse võlgu selles mõttes, et aga me pigem vist ikkagi eeldame, et autod võiksid olla turvalised. Me eeldame ilmselt, ma ei kujuta ette mingi võib-olla kastikad või midagi sellist, mis on rohkem tööautod, et mida küll kasutatakse tsiviilis, aga kus võib-olla see turvalisus ei ole nagu nii esmatähtis, eks ole. Aga see on ainult arvamus, et ma tegelikult ei oska nimetada. Jah, aga Volvo lihtsalt valis omal ühe märksõna, millega ta seostub ikkagi tänase päevani. Ja see on ühe tugeva brändi tunnus, et sa oled järjepidevalt tööd teinud, rääkinud järjepidevalt ühest samast asjast. Ja see lõpuks kleebib nii-öelda sinu kuvandi külge, et kui mina ütlen Volvo, siis sina ütled turvaline. Jah, absoluutselt. Aga kas on ka mingeid müüte või siuksi segadusse ajavaid asju sinu töös või selles valdkonnas, millega sa tegeled? Ja ikka on, et üks müüt on kindlasti see, et arvatakse, et mis see klient nüüd ikka nagu targem on või ega ta ju ei tea ise ka, mida ta tahab, et mis ma talt ikka küsin. Ja selle peale mina ütlen, et aga kõik on ikkagi kinni küsimises, ja tõepoolest, et klient ei tööta sinu arendusosakonnast, ta ei tea sinu eesmärke ja ta ei oska sulle niimoodi kohe otse vastata. Aga kui me räägime kliendiga, et näiteks kuidas tema kasutab sinu toodet või teenust või mida ta väärtustab, siis me saame sealt juba päris palju infot. Eriti palju infot saame, kui me küsime selle kohta, et kas praeguse lahenduse puhul on midagi natuke nagu kehvasti. Et võib-olla ta lahendab seda hoopis mõne konkurendi tootega, sest see on millegi pärast parem.
ja vot siin on nüüd nagu ka üks oluline nüanss, et me ei ole väga nagu aldid sellist kriitikat kuulma, aga probleemides tegelikult ongi nüüd kinni siis nagu selline areng ja võimalus teha kas või innovatsiooni. Et mõtle lihtsalt see lahendus välja, kuidas tema elu natukene nagu kergemaks teha. See tegelikult on ju, kuidas ma ütlen, nagu selline copywritingu kirjutamine, eks ole, et kui sa klienti ei kõneta või kui sa ühtegi tema probleemi ei lahenda, siis ega sa ei müü talle ka midagi. Just. Et siis sa võid lihtsalt ilusat juttu rääkida, et mis värvi su toode on või mis seal sees on, et enamasti inimest ei huvita, et akutrell on rohelist värvi ja seal sees on mingid hammasrattad ja veel midagi, on ju. Et teda huvitab see, et kui kiirelt ta pildi saab seina peale. No näiteks, jah. Või kui kiiresti ma ikkagi oma selle lõuna sealt, kui odavalt ja kiiresti kätte saan tudengina, eks. Et räägi mulle jah, nagu sellest vajadusest või sellest nagu nii-öelda probleemist, on ju. Et see puudutab nagu digilahenduste puhul ikkagi ka seda esimest 3 sekundit, seda esmamuljet. Sisuliselt on see esimene üks lause, mille järgi me otsustame, kas me üldse edasi loeme. Just, et kui sa mõtled nagu sotsiaalmeediat ja sotsiaalmeedia postitusi, okei, et sealt üldse silma paista, sa pead mingi visuaali tegema, mis kõnetab, sest inimene ei loe kõiki tekste, eks. Ja pilti me loeme palju kiiremini kui teksti. Ja kui seal tekstis nüüd esimene lause on ikka täiesti mööda sellest pildist, siis on tšaubaka ja scrollime edasi, eks. Kui see esimene lause kõnetab, siis tõenäoliselt me oleme valmis ka vajutama sinna read more peale, eks ole, et loe edasi. Et jumala õige, tunne oma klienti. No just, ja tegelikult on see jälle seotud nüüd, nagu me rääkisime nende sisemiste algoritmidega, et kui mul on parajasti nälg, siis ma otsin parajasti ka võib-olla midagi hamba alla, kui ma vajad näiteks, ma ei tea, tahad uusi raamatuid Amazonist, et tellid, et midagi lugeda, et see vajadus on midagi muud, aga sa oled parajasti valmis just nagu selle teemaga tegelema. Ja mina nimetan seda ka nagu sellist lukuaugu meetodiks, et me näiteks digiturundajatena, meil on nagu nii palju igasuguseid asju, millest nagu võib-olla rääkida, aga see kõik läheb läbi lukuaugu. Ehk teisel pool on inimene, kellel parajasti ei ole aega, ei ole huvi, kui sa ei räägi temaga sellest, mis on see tema praegune vajadus. Et lihtsalt me elame sellises tohutus info ülekülluses konkurentsis ja nüüd kui on, et sa seda klienti ja tema vajadust ei mõista, siis sa võid lihtsalt jääda nagu 2 silma vahele. Kas on veel mingid müüte või midagi sellist, mis segadus tekitab? No üks on see tohutu enesekindlus või eeldamine, et aga ma olen ju selles äris olnud nagu nii kaua, ma ju tean kõike ja ei ole minul olnud veel sellist juhust, et kui ma oleks teinud ära uuringu, rääkinud, intervjueerinud kliente, toonud selle jälle ettevõttele tagasi, siis ettevõte alati ütleb, et seda ma tõesti ei teadnud, sest me lihtsalt ei räägi nendest vajadustest. Ja üks asi on see, et kas me nüüd vajame seda toodet või teenust, aga see toode ja teenus aitab meil midagi ära teha. On sul mingisugune näide ka, mida sa saad tuua? Et kus on olukord nii-öelda enne ja pärast, eks ole, et ega siis kõikidel ju kuidagi läheb, eks ole, ja tõenäoliselt neil läheb päris hästi, aga nad tahavad ühel hetkel veel paremini. Või sul ei ole sellist näidet mulle tuua, et peale seda, kui klienti hakati mõistma, et mis siis juhtus, et kus see hüpe tuli või et kuidas hakkas järsku hoopis oluliselt teistmoodi minema? Ja, no tegelikult neid näiteid on palju, aga siin lähiminevikust on kas või see, et on olnud siin startupid, kes tahavad tulla turule, aga lihtsalt on vaja nagu enne ikkagi aru saada, et kas selleks tooteks või teenuseks on turgu. Et kas teil turul ruumi on sellele või kas inimesed üldse vajavad? Kas vajavad, et kas on midagi, mida saaks paremini teha? Kuidas, ma väga vabandan, ma pean kohe küsima, et see klassikaline Henry Fordi lause, et kui ma oleks inimeste käest küsinud, siis nad oleks öelnud, et ma tahame kiiremaid hobuseid, nad poleks elu sees autot öelnud. Et kuidas sa nagu sellest üle saad, et inimene ütlebki, et ma tahan kiiremat hobust, aga kus sa saad aru, et ta tegelikult tahab autot? Ma ikkagi räägin nagu sellest, et näiteks siin oli tegemist kullerteenusega. Et meil on tänapäeval juba väga palju ju variante, et me saame oma pakid tellida pakiautomaati kulleriga, jätta kuskile ja kui ikkagi inimesed räägivad, et
kapid on nii täis, esiteks nagu neid võib-olla nagu laiendada on olnud keeruline, aga inimesed lihtsalt on nüüd palju rohkem harjunud tellima ja et kui sina tahad tellida, siis tahavad ka teised. Ja kullerite puhul, et ma arvan, et sa oled ise ka kogenud, et kui sulle kuller saadab tund aega enne, et ma tulen nüüd tunni aja pärast ja sina oled kuskil teisel pool Eestit. Aga kas see tavaliselt ei käi kulleritel niimoodi, et nad helistavad, et ma olen sul ukse taga ja teevad seda hoopis teises ajavahemikus, kui sa oled märkinud, mida sa oled valmis kodus olema? Absoluutselt, või sa ei olegi saanud märkida. Et siis need on nagu need kitsaskohad, et klient ju ei tea, et millise uue teenusega plaanitakse tulla, aga kui sulle öeldakse, et see on ikkagi nagu üks selline kitsaskoht, et ma pigem siis kullerit ei telligi. Ma ei tea, kuidas pakiautomaadid selle peale tulid, aga ja ma ei mäleta enam, kas see oli nüüd äkki sügisel või oli see eelmisel kevadel. Ühesõnaga mingil hetkel, kui see pakkide saatmine läks tohutult nagu üles, eks ole, masinatesse esimest korda elus tekkisid pakiautomaatidesse järjekorrad. Ja siis oli nagu kahte liiki lahendusi. Üks oli see, et saadeti, eks ole, sõnum, et kui sa nüüd 3 tunniga järgi jõuad, et siis sa osaled mingis lotos, ja? No paneb natukene liigutama, võib-olla küll. Premeerime sind. Ja saan preemia, kui olen viisakas, et teised saaks ka oma pakke. Ja teine lahendus oli füüsiline, et seda ma kohe ei saanud aru, mis toimub, et ma jäin nagu natukene niimoodi seisma ja vaatama, sest mulle tundus, et pakiautomaati laaditakse parasjagu. Aga selgus, et seda ei laadita, vaid oligi 2 inimest tohutu kastide virnaga seal samas pakiautomaadi kõrval ja selle koodi alusel nad otsisid su paki sealt kastist üles ja andsid kätte. Et nad sisuliselt laiendasid pakiautomaati kordades inimliidese abil. Just. Ja see ei ole enam mitte ainult jõulude ajal, vaid üsna igapäevane nähtus. Et see lihtsalt näitab, et kuskil on natukene nagu kitsaskohad, mida annaks paremini lahendada. Ja kindlasti annab paremini lahendada, et seda lahendust me täna ilmselt sinuga välja ei oska pakkuda. Võib-olla sina tead, et äkki sa oled intervjueerinud kedagi? Ja sellest ma kahjuks rääkida ei saa, aga... Aga oled küll, jah. Aga hästi. Kas sul on veel mingisuguseid müüte, et ma tean, mida ma tahaks käest veel küsida ja mida me oleme lubanud oma vaatajatele ja kuulajatele? No müütidest võib-olla see, et uuringud on kallid, on ka üks nagu teema, mis võib-olla jätab nagu uuringud kõrvale või ei hakatagi kaaluma. Aga mida mina nagu soovitan on see, et uuringusse ei pea või uuringut ei pea võtma nagu sellise tohutu suure tükina, et põhimõtteliselt kui sa räägid juba paari inimesega või räägi oma tuttavatega, on juba samm edasi. Et sa tuled nagu sellest oma ettevõtte poolsest vaatest, astud kliendi kingadesse. Mulle see väljend ka meeldib, et kui naisterahvana mina ei osta väga palju kingi, aga ma panen ennast iga päev teiste kingadesse, et nii-öelda kasutan teiste kingi. No ma korra küsin niimoodi, vaata, ettevõtted on erineva suuruse, erineva taustaga, eks ole, praegu sa nagu natukene annad vihjed, et käige kas või rääkige oma sõpruskonnaga, eks ole, ja te saate juba nagu palju vastuseid kätte, et mis hetk on see, kus võiks nagu ise teha ja mis hetk on see, kus selle uuringu peaks nagu sisse ostma. Kas sul on mingi kuldset retsepti või head nõu anda, et inimesed ei teeks tühja tööd? No, minul on nagu see mõte ja missioon, et ma tahan ikkagi aidata inimest mõista. Ja selleks esimene kord võibki olla nagu ka keeruline, et kuidas ma üldse, mis küsimustega ma peaksin lähenema. Ja kas ma need küsimused toovad mulle ka täidavad seda eesmärki. Et seetõttu ma olen ka pakkunud, et ma saan mentorina kõrval aidata kõigepealt nagu eesmärgistada ja neid küsimusi välja töötada ja siis võid sa selle nagu uuringu ise teha, et seda rohkem tekib ka seda kogemust, et ma ei pea klienti pelgama, vaid tegelikult lõpuks ta on kas kõnekaugusel või ma saangi teda ikkagi rohkem kaasata. No sisuliselt uuringust võib ju välja tulla, aga et sul toode peaks olema kolmandik, roosa, lilla ja pruun. Ja. Et mis sa siis teed? No seal on ikkagi erinevad sihtrühmad, et jälle, et vanaemale sobib üks, sõbrale teine ja kolleegile kolmas. Tõenäoliselt, et sa aitad nagu mõtestada seda vastuste jada. Just. Aga mida me oleme täna lubanud ka teha, me oleme lubanud anda 3 nippi välja. Ja me ju oma lubadustest peame kinni sellepärast, et muidu me oleme tegelenud sellise kerge pettuse hõlgulise tegevusega.
me otsustasime, et me ei lähe seda digiteed, et kui me oleme siin täna rääkinud inimesest ja tema mõistmisest, et siis ma esimese nipina ikkagi soovitan nüüd võtta kas kõne või ka näiteks chatis või email, mis teil parajasti selline omane endale tundub ja küsida, et hiljuti oli sul kogemus meiega, et mida sa meie puhul kõige rohkem hindad ja väärtustad, et mis on sinu jaoks kõige olulisem. Ja piisab ka nagu sellest ühest küsimusest, kui me tegelikult saame juba vastuseks, et lihtsalt teiega on nii mõnus suhelda, teie parkimine on nii mugavalt korraldatud, et ma ei pea seal konkurendi juures mingeid suuri neid pakse maksma või mis iganes, et ta räägib sulle hoopis millestki nagu muust, võib-olla kui sa harjunud oled nüüd kuulama, et oi, et sinu toode on nii maitsev, mugav ja mis kõik. Et esimene nipp on olemasolevalt kliendilt küsida sisuliselt tagasiside, eks, et tekitada see side, et ma väga hoolin sinust, et sa olid minu klient, aga nüüd ma hoolin ja ma küsin, kuidas sul läks. Jah, esiteks on see, et sa küsid, et mis on sinu jaoks kõige olulisem. Ja siis kuulad, et me ei ole väga treenitud kuulama, me tahame kohe hakata ise rääkima, vastama ja heeldama, aga võtnud klientide selline mõistmine tulenebki siis sellest, et me unustame ära nagu kõik selle, mis me siiani teadsime. Et minu väärtushinnangud ei ole absoluutselt sel hetkel olulised, kui sina näiteks Amazonist raamatut tellid. Tõsi? Et mul on oluline näiteks teada, et mida sa näiteks Amazoni puhul väärtustad. Nii et ühesõnaga, esimene siis küsi, kuula ja just see, et mis on tema jaoks nagu kõige olulisem. Pane see kirja. Muidugi panen, seda ma hakkan ise ka kasutama ju. Siis teiseks on see, et kui sa oled nüüd mõnda aega harjunud juba neid inimesi siis nagu küsitlema või kuulama, et siis sul hakkab ka arusaam tekkima, et sinu kliendid ei olegi võib-olla nagu nii erinevad või jookseb nagu selline sarnane muster, et nad kipuvadki olema sellised 40+ pereinimesed, pereisad ja teatud elustiiliga. Et pane kirja ka see, et kuidas sa seda inimest nagu kirjeldaksid, et kui vana ta on, kus ta näiteks, et mis tööd ta teeb, kas tal on pere ja mida ta vajab, et mis on see lihtne vajadus, et kas see on nälg või see on nagu tahab kuskile kuuluda või ta tahab ennast arendada või mis on seal taga, mis teda nagu siis liikuma paneb. See, mida sa kirjeldad, seda neuroturunduses nimetatakse persona loomiseks, eks ole, et sa teedki omale selle Peetri või Anu, kellele sa edaspidi hakkad siis kirjutama või saatma oma neid pakkumisi, eks ole. Et ta ongi sinu jaoks olemas, sa tead, kus ta töötab, sa tead, mis tal kodus toimub ja sa tead, kuidas talle kirjutada, et teda kõnetada. Absoluutselt, et ma tegelikult tahaks selle nagu hästi lihtsana hoida, et see on nagu üks ankeet ühest inimesest, aga et seda lihtsamaks teha ja kellel tekkis huvi, siis meie kodulehel on tööriistade all üks selline vorm täitsa nagu olemas, et saab seal alla laadida For free. Ja ühe persona siis proovida ise ära teha. Sa pead ütlema ka, kus see koduleht on, muidu inimesed trükivad most.ee ja nad ei leia seda. Ja mõtlesin, ma kõigil lõpus jõuame, aga kliendiuuringud.ee, et ja siis kolmandana, et kui sa nüüd hakkad ühte postitust või siis mõnda toodet-teenust looma, et siis sa hoiad silme ees nüüd täpselt seda inimest, keda sa olid kirjeldanud selle sihtrühma esindaja ehk siis nagu persoonana ja mõtledki selle postituse juures, et sa justkui nagu peaksid temaga dialoogi, no nagu mina sinuga. Ja sina siis küsid minu käest, et aga Mari, et miks sa minu tähelepanu praegu tahad, et millega sa tahad minu elu lihtsamaks või paremaks muuta ja miks ma peaksin sind usaldama.
et mis on selle toote nagu erilisus või mida ta aitab mul teha. Ja kui ma nüüd seda kirja hakkan panema, siis ma mõtlengi, et täpselt nii, nagu ma vastaks sulle. Et ma ei vasta nagu vanaemale, vaid ma tean, et sa oled 40+ Eesti mees, kes teab turundusest üht,, et ma ei pea näiteks sulle selgitama võib-olla päris A ja B tasemel digiteenusele SEO-dest ja muust, aga et ma valin selle õige siis sellise suhtluskeele või stiili, et sa saaksid hästi aru, see oleks sulle omane. Kas see võib lisaks suhtlusstiili või keelevaliku või sõnavalikule, kas see võib lisaks puudutada ka seda, millest sa kirjutad, et sellel loodud persoonil on ju ka oma mingid murekohad, eks, mida me lahendame. Just. Et iga teenus või toode lahendab mingit murekohta. Just, ja nagu me alguses siin rääkisime, et meid kõnetavad või jäävad silma siis need, mis toovad esmalt välja selle minu murekoha või millele ma siis seda lahendust otsin, eks. Ja, et enne kui eeter algas, siis me Mariga rääkisime, et kuidas Most Ärikoolis õpetatakse head postitust tegema, et kõigepealt leia see murekoht üles, siis lahendas ära ja lõpuks kirjuta konkreetne call to action, ma ei teagi, kuidas see eesti keeles on. Tegevussuunis. Suunis, väga kohmakas. Ja, väga kohmaks, et teda kutsutaksegi call to action, eks ole, et mõtle välja, mis see on, et kas inimene tahab osta või kas ta peab ostma või ta peab registreeruma. Üleskutse, jah. Et väga hea, näed, ma sain ka targemaks. Edaspidi ma kasutan üleskutse. Et mõtle läbi, nagu mida kirjutad. Et see on see pool, mida Most õpetab ja see, millega sina tegeled, on, et inimesed, kes on lõpetanud nüüd Mosti, saaksid aru, kes on nende kliendid, eks. Just, et me panimegi nüüd 2 asja nagu kokku, et oleks nagu rohkem taustal ka seda teadmist, et aga kellele ma siis nüüd kirjutama hakkan ja ei tekiks ka nagu seda tunnet, et olen siin nii palju postitusi sõnastanud ja kirjutanud, aga need lähevad justkui nagu sinna musta auku, et keegi ei reageeri. Et proovi mõelda jah, et kes on täpselt see inimene ja mis on tema vajadus, et usun, et see loob väikse muudatuse. Absoluutselt loob, sellepärast, et kuidas ma ütlen, et Most õpetab metoodikat, aga sina õpetad kellele? Psühholoogilist poolt jah. Ja annad veel tasuta tööriistu. Väga lahe. Kas on veel midagi, mida sa tahad lisada, et kui ma vaatan kella, siis me muidugi ajast oleme juba rõõmsalt üle läinud, kuigi tunne oleme. Me oleme rääkinud 45 minutit, kuigi tunne on, et natukene võiks veel, on ju? Et austades inimeste aega, me peame hakkama kokku ennast moppima, et kas on midagi sellist, mida sa tahaks nagu öelda kuskile lõpetuseks või et pange seda kindlasti tähele, et muidu kogu eelnev jutt ei ole üldse nagu väga kasulik. Ma lihtsalt arvan, et me oleme sisenenud sellisesse uude ajastusse ja ma arvan, et selle ajastu selline märksõna on empaatia. Et mida rohkem ikkagi paneme ennast teise inimese kingadesse, et mõista, et kuidas tema nagu tahab midagi kas tarbida või midagi kogeda, et seda paremad suhted meil tekivad, ja siin jälle, et ei ole vahet, kas see on siis nagu tööl, kodus või puhkehetkel, et me võiksime lihtsalt rohkem hoolida, seda tuua postitustesse, kodulehe tekstidesse, anda seda tunnet, et me inimesena mõistame sind. Sa ei ole üksi oma murega. No empaatia ja kogu see hoolimine ja seda tegelikult on ju ühiskonnas väga palju ja seda on ka näha juba väga suurte tegijate turunduses. Ja. Et kui Ale Kokk on punasest roheliseks värvunud ja Alexela ütleb, et ma ei tea, iga mitmenda kütuseliitri pealt on ta valmis puu istutama, eks ole, et siis ei ole ju mitte midagi muud kui mängimine meie enda nagu selle hoolivuse või planeedi hoidmise empaatia peale, eks. Et me enam ei tegele selles mõttes, et tööstusrevolutsiooni ajal ikkagi inimesed tegelesid veel ellujäämisega. No siis see metsad maha raiutud, nüüd tuleb tagasi istutada. Täpselt, et nüüd, kus meil on juba nagu tekkinud sellist heaolu ja me oleme, ütleme siin põlvkond, kes saab elu nautida, et eelmised sajandid seda ju nii palju teha ei ole saanud. Mõnisada aastat tagasi inimesed ei elanudki nii vanaks.
ka seda. Mis on eriti karm, et viirused ja ikkagi niitsid päris tõhusalt, eks ole, et täna antibiootikumidega me oleme ikka üsna kaitstud. Et isegi, ja üldine meie see nagu laiem teadmine, eks ole, et kui ma enne rääkisin Hans Roslingust, siis ühiskondasid on ka planeedil, eks ole, hästi mitmes tasandis. Ja on neid, kellel päevas tuleb alla $1 hakkama saada ja kellel ei ole arstiabi kätte saada, et arstiabi on kusjuures teine asi, mis paneb ühiskondades majanduslikku tõusu käima. Et ja me ei saa nagu üle sellest, et ja vabastab jällegi naise, kuidas ma siis ütlen, et perekesksest rollist, sest järsku ei pea enam lapsi olema 10, et mõni neist ellu jääks. Ja sealt haridus juurde, et jumala eest, et kui inimene teab, mida ja kuidas ta teeb, siis hakkab kohe paremini minema. Et see on ju tegelikult see, mida sa ka õpetad, et me oleme seda sama tarkust nagu toomas heaolu ühiskonda, eks ole, et meil saaks veel paremini minna, et enam ei piisa ainult sellest, et meditsiin ja kool on kättesaadavad. Et nüüd peaks klienti ka mõistma. Peaks inimest mõistma enda kõrval. Inimene, just mitte klient, vaid inimene. Õige. Kas me tõmbame kokku ennast tänaseks? Ma arvan küll, jah. Mina tänan sind, et mina sain igal juhul targemaks ja ma kirjutasin tegelikult varksisin ühe A4 täie täis. No tore. Et ma loodan ise ka parem olla. Jaa, mul on ainult hea meel, kui kõnetab ja see on nagu midagi, mis ajas on püsiv, et isegi kui algoritmid hakkavad meie elu rohkem juhtima, siis on vaja kedagi, kes neid juhiks ja et mõistaks, keda peab juhtima. Et algoritm võib juhtida seda, et kuidas üks või teine keskkond meie käest raha kätte saab sisuliselt, aga lõpuks tarbijaks jääb ikka inimene. Et masin veel ei tarbi masinateenuseid ja ei ole valmis maksma selle eest. Aga mina tänan omalt poolt kõiki vaatajaid, kuulajaid ja Mari sind, et on väga hariv 3/4 tund olnud. Tore. Ja vaatajatega kohtume juba jälle nädala pärast. Suur tänu teile!